Austatud komisjoni esimees, komisjoni liikmed, kuulajad siin kohapeal ja interneti vahendusel. Minu nimi on Rauno Mägi ja tutvustan oma diplomitööd, mille teemaks on kaugliigipääsu lahenduste uuendamine ettevõtte näitel. Juhendajaks on Heiki Tähis. Kaugliigipääsu kontekst selle töö mõistes keskendub siis kaugliigipääsule tavakasutajatele. Kaugliigipääsu võib tõlgendada ka siis administreerimiseks vajaliku kaugpääsuna. Antud momendil on siis selle ettevõtte omadele kasutajatele väljaspool ettevõtte sisevõrku ligipääs sisevõrgus paiknevale infole. Probleemi püstitus näeb välja siis selline, et väidetavalt oli seal siis probleeme selle kaugliigipääsuga ja töötajate küsitluse käigus said siis kinnitust järgmised probleemsed kohad kaugliigipääsu teenuse juures. Need kaugliigipääsu erinevaid teenuseid oli rohkem, aga probleemseks osutusid siis 2 tükki. Üks oli siis VPN-i teenus ja teine oli terminali teenus. VPN-i võib ka mitmetpidi mõista, et kas on siis 2 kontori vahel VPN, aga siin on mõeldud seda personaalset, ehk siis, et üks kasutaja ühe firma sülearvutiga, näiteks väljaspool maja, kuidas ta saab ennast siis VPN-iga ettevõtte sisevõrku lülitada. Ülejäänud kaugliigipääsu teenustega probleeme ei olnud või neid oli nii minimaalselt, et ei olnud vaja seal siis parendada seda süsteemi. Juurpõhjuseks nendel probleemsetel teenustel oli avalike internetivõrkude piiratus. No piiratus selles mõttes, et lubatud on osades võrkudes ainult teatud tüüpi võrguliiklus ja võis juhtuda, et seesama VPN-i liiklus või terminali teenuse liiklus ei pääsenud sealt tulemüüridest läbi. Aga teada on, et nendes avalikes internetivõrkudes on siiski lubatud veebilehitsemine, ehk siis selline HTTP, HTTPS protokollid ja siit koorusid siis 2 sellist ülesannet, mida siis lahendada, ehk siis kuidas terminali teenust niimoodi üles seada, et seda saaks üle HTTPS protokolli kasutada ja sama küsimus siis ka VPN ühenduse puhul. Terminali teenuste arendusvõimaluste kaaluti siis Barricad SSL VPN-i, Terminal Services Gateway'd ja VPN-i kasutades HTTPS protokolli. Valituks osutus Terminal Services Gateway. Ja VPN-i puhul oli neid võimalikke lahendusvariante pisut rohkem. Barricad SSL VPN, Cisco VPN, Direct Access, OpenVPN, SSTP tunnel ja valituks osutusid nendest tegelikult 2, kuna Direct Access oleks siis selline, mis oleks nagu kõige parem antud kontekstis, aga kuna seda ei olnud võimalik koheselt rakendada, siis alternatiivina rakendati kiiresti siis see SSTP ühendus. Autori panus selle diplomitöö käigus on siis Terminal Services Gateway lahenduse rakendamine testkeskkonnas ja töökeskkonnas, SSTP VPN rakenduse rakendamine samuti testkeskkonnas ja töökeskkonnas ja Direct Accessi lahenduse rakendamine testkeskkonnas. Kuna töökeskkonda ei olnud võimalik seda rakendada osade tehniliste puuduste või mittevastavuste tõttu, aga need mittevastavused saavad lähiajal kõrvaldatud ja siis on see võimalik ka live-keskkonda panna. Lisaks on autor neid samu kaugliigipääsu teenuseid tutvustanud ka Eneta kommuuni õhtul. Saavutatud tulemused. Ettevõtte kaugliigipääsu probleemsed kohad on lahendatud, ehk siis terminali teenus toimib ka sellistes võrkudes, kus siis selle sama terminali teenuse jaoks vajaliku võrguliikluse tüüpi ei ole lubatud ja VPN ühendusel on täpselt samuti need murekohad lahendatud. Ehk siis mõlemad teenused toimuvad kõikjal, kus on internetiühendus. Jah, võib öelda muidugi, et ei saa nagu nii ilmtingimata öelda, et absoluutselt kõikjal, aga kuna ta kasutab sellist kõige tavalisemat veebilehitsemise protokolli, siis sellest tulenevalt on suure tõenäosusega ikkagi see kasutatav, ehk siis, et kui veebilehe külgi saab sirvida, saab ka neid teenuseid kasutada.
Sellega ma lõpetan oma esitluse ja tänan kuulamast. Aitüma! Me oleme esimese punkti sellest kaitsuse päevakorrast läbi läinud. Nagu te näete, komisjon on täies jõus ja kogu tegutsemisulatuses kolleeg Linnar Viik liitus meiega. Kohe tekib talle ka pilt ja heli sinna arvuti sisse ja sul on ka töökorralduspaberid laual. Nii, kõigepealt, kas meil selle teemaga enne retsensiooni kuulamist on mingeid pärimisi küsimisi? Lugupeetud komisjoni liikmed, see on küsimus teile. Sellisel juhul IT-kolledži IT-pealik Siim Kruusmaa on koostanud sellele tööle retsensiooni ja minu palvel komisjoni liige Indrek Rokk refereerib. Ma loodan, et kõik, mis seal küsimustena on, hakkab seal slaidi pealt ka tulema. Nii, Indrek, palun. Nii, Siim Kruusmaa retsensioon. Retsensioon leiab, et töö vastab teemale on lihtsalt ning loogiliselt struktureeritud. Ja et kaugligipääsu temaatika on omanemas järjest enam aktuaalsust, kuigi ligipääsu kasutatakse eri viisil juba paljudes ettevõtetes ja organisatsioonides kaasneb sellega ka mitmeid probleeme. Neid kaardistades ja eri lahendusvariante analüüsid on autor jõudnud konkreetsete lahendusteni konkreetse ettevõtte jaoks. Enamus lahendustes on praeguseks ka ellu viidud, seda võibki pidada suurimaks tööväärtuseks. Praktilist väärtust suurendavad töös toodud juhendid, mille abil on võimalik analoogseid kaugligipääsu probleeme lahendada ka mujal. Autor on oma töös leiduvad lahendusi tutvustanud ka juba laiem ringile Eneta kommuuni õhtul. Töös kasutatud allikate hulka võib pidada piisavaks. Ja järeldused on põhjendatud loogiliselt, kuigi tohati tänu hetke majandussituatsioonide poolt mõjutatud lähtenõudetele ka ette aimatavad. Töö vastab vormitusnõuetele ja ülesehitusel töö on hästi jälgitav. Töö lõpptulemused. Töö tulemusena on analüüsitud kaugligipääsu probleeme ettevõttes kasutajate küsitluste alusel, koostatud 3 arengusuuna probleemide lahendamiseks, töötatud välja eraldi plaan iga arengusuuna elluviimiseks ja lõpuks teostatud vajalikud tööd plaani alusel 2 arengusuuna osas. Autori panus kaugligipääsu võimalustele parandamiseks ettevõttes on märkimisväärne, seda kinnitab ka senine vaid positiivne tagasiside kasutajatel. Nii, küsimused ja märkused töö autorile. Esiteks, kas saate selle esimese küsimuse ette panna, ma ei hakka seda ette lugema? Refereeri paari sõnaga ainult. Et küsimus on selles, et tööst võib välja lugeda, et VPN võib olla olemuselt ebastabiilne teenus, aga retsensioon leiab, et ITK kogemuse põhjal VPN kas töötab või ei tööta. Ja nii, teie kogu see pikk küsimus võid niimoodi kokku võtta küll, jah. Ja vastuse poole pealt on siis nii, et jah, see on niimoodi, ehk siis, et see VPN ei ole selline, et ta on selline ebastabiilne, vaid ongi just nii, et see VPN ei pruugi igalt poolt tulemüüridest see liiklus läbi minna ja seetõttu ta ei tööta. Ehk siis, et teatud asukohtades oma selle näiteks ülearvutiga viibides ei ole võimalik seda ühendust saada. Ehk siis selles mõttes on täpselt nii, nagu ITK kogemus näitab. Nii, järgmine küsimus. Punktis 2.2.6 on Direct Accessi rakendamise eeldusel nimetada ühe serveri funktsioonide kolimist Amazoni pilveteenusesse. Milliste teenustega on siin tegemist? Otseselt see küll ei ole nüüd selle diplomitöö teemaga seotud, aga sellegipoolest see väga suur saladus ei ole, ehk siis, et osad IP-aadressid või ütleme, et üks konkreetne IP-aadress, mille vabastamise käigus me saaksime Direct Accessi rakendamiseks vajalikud nõuded, on siis üks spämmitõrje teenuse server ja see spämmitõrje teenus on praegugi pooleldi Amazoni serveris, ehk siis, et see server teeb mingisuguseid funktsioone ja osad funktsioonid on siis Amazoni pilveteenusesse nii-öelda outsourcitud ja plaan on siis ka see server siis enda majapidamisest likvideerida ja sellest tulenevalt vabaneb siis üks IPv4 aadress, mida on võimalik siis Direct Accessi rakendamiseks kasutada. Selge. Ja kolmas küsimus, kas lisa 2 punktis 18 on tegelikult mõeldud .ICO formaadis ikoone? Jah, seal on tõepoolest mõeldud ICO formaadis ikoone. Kirjutatud sinna dokumenti oli ISO, kuna kuidagi käes oli rohkem see .ISO laiendi kirjutamine kui ICO, sest ICO-t läheb küllalt palju vähem vaja lihtsalt. Et see on lihtsalt näpuviga.
Nii, ja retsensendi hinnang lõputööle on suurepärane, numbriliselt 5. Aitäh! Nii, paber on ette loetud, sa võtsid ka vastustel silma peal, ma loodan, et siit me saame edasi. Nii, austatud komisjon, küsimise kord on meie käes. Ma hakkaks kuskilt nurgast pihta. Minu esimene küsimus tugineb teie ettekandele ja selle sama stabiilsuse teemale lepime niisi kokku, et ütleme analoogautomaatika süsteemide mõttes me stabiilsusega ei tegele siin. Aga mingisugune kahtlususs jäi mus alles teie kõnest. Kuuldavasti oli ettevõttes VPN-iga probleeme. See on lause teie kõnest siin meie ees. Öelge palun, kas oli tegemist seda tüüpi ettevõttega, kellel on kombeks VPN-iga mingil viisil hallata või täpsemini VPN-i ühendusi, kliente, ühenduse kvaliteet ja kõiki muud, mis sinna juurde kuulub. See on üldiselt tänaseks ju VPN-i maailmas tuntud lähenemisviis. Et küsimus oli see, et kas hallati, milliseid haldussamme tehti, kuidas on võimalik nii-öelda kvalitatiivselt teada saada, et VPN-iga on probleeme, mitte kuuldavasti. Just. Selles mõttes, et see kuuldavasti tegelikult praktikas tähendab seda, et ettevõtte helpdeski süsteemis oli üleval mõned juhtumid selle sama temaatikaga, kus keegi kasutaja on kurtnud, mingit sellist meetrikat sellega tehtud ei ole. No selles mõttes meetrikat küll, jah, et näed, oli 2 juhtumit, eks ole. No see on lihtne meetrika. Aga otsest mingisugust mõõtmist ei ole teostatud, et kas nüüd on mingisuguseid ühenduse ala katkemisi või mitte saamisi, seda ei ole teostatud. Kas te töö tegemise käigus selle suuna poole vähemalt korraks vaatasite? Et kuidas selliseid asju võiks hallatas? Eestiski suured VPN-i pakkujad ju mingit haldust ikkagi tagavad. No tegu ei olnud nii suure ettevõttega, et oleks pidanud kaaluma seda. Aga see majanduslikult arvatavasti tasu ära sellise süsteemi loomine, mis siis seda jälgiks, kui need kasutajaid on tüki, ma ei tea, 10 VPN-i kasutajaid. Ja teine pool, just selle sama majanduse poole peal, VPN-i teenust pakuvad ka mitmed nii-öelda internetiteenuse pakkujad, mingis mõttes selle ala profiid. Jah, siin nüüd VPN-iga on peetud silmas ikkagi mitte seda, et me paneme 2 kontorit omavahel kokku, vaid üks konkreetne sülearvuti tõstetakse mõtteliselt ettevõtte sisevõrku. Ja seda ma nüüd ei oska küll öelda, et mõni teenusepakkuja seda pakuks. Ei, nemad pakuvad... Keeravad nad seda kinni. Ei, ühesõnaga pakuvad seda hallatult pakutakse kontorite vahelist. Jah, ma olen Jaanusega rohkem nõus, et nad pakuvad seda, et me krutime selle vaikimisi kinni ja kui sa siis helistad sinna ühte suurde internetiteenuse pakkujasse ja ütled, et näed, ma ei saa VPN-i luua, siis nad teevad selle sulle lahti ka. Aga see ongi selline probleem, mida ei jõua igal pool teha. Et kui ma tulen näiteks IT-kolledži võrku, siis siin võib-olla see VPN läheb läbi, aga kuskil teises turvalisemas võrgus on lubatud niivõrd vähe võrguliiklust, et see lihtsalt ei lähe kuidagi läbi. Stopp, mida see sõna tähendab? Niivõrd vähe võrguliiklust? Erinevaid, ütleme, TCP porte, erinevaid TCP stacki protokolle, ehk siis see konkreetne VPN lahendus, mis ennem kasutusel oli, kasutas PPTP standardit, mis siis nõuab TCP ühe konkreetse pordi lahtiolekut, pluss siis GRE protokolli lubamist. Ja võt see GRE protokoll on see, mis ei taha minna igalt poolt tulemüüridest läbi, kuna ta on kinni keeratud. No jah, mutri võti on ilmselt oluline tööriist, see kinni ja lahti keeramisel, aga nii see on. Tänan, minu küsimised on päritud, palun, kolleegid komisjonis, hakkame küsima. Priit ei taha küsida, kuidas mul siin parem käsi on, las vasakesi võtab hoogunud. Okei, ja ma küsin siis seda, et eilse ühe töö kaitset vaatest, et miks mitte kohe IP versioon 6 peale üle minna oma lahendusega? See sama Direct Access lahendus kasutabki IPv6. Ja kui see nüüd saab rakendatud, siis ta see sama kaugligipääs kasutabki IPv6. Ja ta on võimeline siis nii-öelda, inglise keeles on see fallback, ehk siis minema tagasi selle HTTPS-ühenduse peale, juhul kui tõepoolest mitte midagi muud ei ole lubatud. Selge, aitäh. Kas selle teie lahenduse juures on ka mingisuguseid jõudluse aspekte vaja uurida või ei ole?
no kuna neid kasutajaid on niivõrd vähe, siis seal neid jõudluse aspekte praegusel hetkel ei ole uuritud. See on kasutajatele teada, no kuna see VPN on juba kasutusel olnud, et mida nad saavad läbi VPN-i teha ja mida mitte. Kuna näiteks kasutusel olev finantstarkvara on selline, mida ei ole võimalik nii, et ma tõmban selle finantstarkvara kliendi oma sülearvutis käima ja server asub seal, kuna see liiklus on ebaotstarbekalt suur ja siis see kasutuselamus on äärmiselt ebameeldiv. Ja selle puhul kasutades just sedasama terminali teenust. Kuni siin see vasak külg mul veel hoogu võtab, siis ma ühte asjaski küsin. Kas kliendi arvutites olevate võimalike teenuste, neid tagavate tarkvarade hulk on siis piiratud? Noh, ajame pildi korraks sassi, high definition video, eriti privaatsest serverist läbi VPN-i 10 kliendil, koormus 40 megabitti sekundis, mis siis juhtub? Esimene pool, et kas on piiratud need, mida võib üldse kliendi arvuti teha? Ei, seda ei ole piiratud. Ja siis teine pool... Ühesõnaga on ikka piiratud selles mõttes, et lõpmatult suurt ühendust nad kätte ei saa selles mõttes, et ettevõttel on, eks ole, internetiühendus teatud laiusega, sellega ta on põhimõtteliselt piiratud. Aga igal VPN-i kliendil ei ole seda eraldi see, mis arvutis on, see nii-öelda väga rangelt reglementeeritud ei ole, eriti tsentraalse ja kurja halduse alla ei käi. Ei käi. Nii, ja teine pool, mis siis ikkagi saab, kui 10 kõrg eriliselt terav või kuidas see nüüd käib selles eesti keeles see video, mis siis saab? Kui 40 megabitti sekundis tõmmatakse? No eeldame, et näiteks seal sisevõrgu failiserveris on siis üks selline kõrglahutusega videofail, mida siis kõik avavad korraga, siis ongi niimoodi, et kuna see ettevõtte internetiühendus on küllalt lai ja nende klientide omad on tõenäoliselt natukene väiksemad, eks ole, et siis võib juhtuda küll jah, et see ettevõtte väline võrk aetakse umbe, aga need 10 VPN-i kasutajad, nad reeglina ei tarbi isegi seda mitte üheaegselt. Ehk see 10 on lihtsalt kasutajate ülejärgme õhtul tarbivad küll. Võib-olla, jah. Kuskil veeretama hakatakse. Nii. Selle kohta info muidugi puudub, jah. Okei, aitäh. Aga ma jätkaks siis selle koha pealt. Ole hea. Et ma sain aru, et need kliente ei ole väga palju. Jah, umbes tükki 10. Kas need on sise- või väliskliendid? No selles mõttes, et ettevõtte omad töötajad selles mõttes. Nii, selge. See tähendab seda, et kui me räägime, eks ole, nende kauge maa pealt sisevõrku lubamist, siis tänapäeval suuremad probleemid puudutavad ka turvalisust. Ja sisuliselt, ütleme, kui vanasti mängiti, eks ole, mees kaitset maailma vastu, siis tänapäeval tuleb mängida maa-ala kaitset. Ja nüüd on niimoodi, et kas need kliendi arvutid ka sisaldavad mingisugust spetsiaalset installatsiooni selleks, et tagada seda, et kellegi kaudu ei õnnestuks teha näiteks sissepääsu teie võrku või on nad mingid täiesti tavalised, ütleme tavalised selles mõttes, et mitte mingisugust eritarkvara sisaldavad arvutid? Nendes arvutides võib muidugi olla eritarkvara. Aga ei pea? Aga ilmtingimata ei ole. Ja kogu selle lahenduse skoop on siis ka piiratud ära ainult nüüd ettevõtte sülearvutitele, mis on siis sinna domeeni liidetud, eks Active Directoris. Ja nad on ka selles mõttes keskse halduse all, ehk et kõik sellised turvapaikamised ja viirustõrje uuendused, et need on sealt kaudu kontrollitud. Et see skoop ei olegi koduarvutitele mõeldud. No selge, okei, et ta on nüüd koduarvutitel ei ole mõeldud, aga kui me võtame seda, et kui läbi VPN-i ollakse ühenduses millegiga, siis tegelikult selle sama kanali kaudu ollakse ühenduses veel millegiga. Just. Et kui nüüd spetsiaaltarkvara... Keegi sealt miskit ühendust pidi tuleb ja ründab ja ründab sealt edasi, eks ole. Kas seda ei ole kuidagi takistatud? Seda praegu ei ole takistatud. Või on küll selles mõttes, et sama viirustõrje tarkvara sisaldab ka, eks ole, seda personaalset tulemüüri tarkvara ja see siis nii-öelda blokeerib neid võimalikke ründeid. Tänan. Mina oleks küsinud üldistuse kohta ja üldistamise kohta. Siin on tehtud lõputöö ühe konkreetse ettevõtte probleemist lähtuvalt. Samas kaugligipääsu lahendused ei ole mitte ühe ja ainukese ettevõtte probleemid, vaid tõenäoliselt avaram probleemide hulk. Loomulikult. Kas lõpude autor võiks omalt poolt pakkuda välja või väita, kuivõrd on tema lõputöö üldistatav ja laiemaks kasutuseks kõlbulik ja kuivõrd suurt hulka
näiteks siis Eestis tegutsevatest ettevõtetest, kes on ka nüüd igapäevaselt silmitsi kaugtöölahenduste haldamise, arendamise, uuendamisega, võiks sellest lõputööst kasu saada? Jah, sellised keskmise suurusega, Eesti mõistes siis keskmise suurusega ettevõtted, nende jaoks on see täiesti kasutatav, need samad lahendused. Ja mõned asjad on mul seal isegi täiesti, eks ole, sellise rakenduskavande ja juhenditena kirjas, küll mitte ülima detailsuseni, et siis see maht oleks liiga suureks läinud. Ja võin öelda, et näiteks et sama SSTP, VPN, see juba on lahendatud ka ühe teise ettevõtte juures minu poolt. Mida võiks teha selleks, et sellised lõputöös esile toodud lahendused, mis on avaliku hüvena kasutatavad kõigi inimeste poolt läbi selle lõputöö avalikustamise, oleks kättesaadavad neile ja kasutatavad? Noh, eks neil on ju võimalus tulla raamatu kokku ja lugeda see diplomitööd. Selge, aitäh. Nii. Komisjoni laud on oma küsimused ilmselt küsinud, aitäh. Lugupeetud auditoorium, VPN-i tippspets teie ees, palun, võib küsida. Küsida rohkem ei saa, aitäh. Nii, me oleme kõnede voorus, juhendaja kolleeg Heiki Tähis on siin olemas ja sinu kõne, palun. Aitäh. Kõigepealt sissejuhatavalt Malliga oli lausa suurepärane selles suhtes, et me oleme peal kokku ja võiks kuulda väga varmalt minu nõuandeid. Teema aktuaalsusest ja sellest laiendatavusest teema on aktuaalne, nagu siin ka juba laua taga selgus. Teine asi, mida välja tooks, on see, et Infomet on teinud ka vastava sisulise ettekande Netava Muuniatu raames, mis on kõigile vabalt kättesaadav ka videosalvestusena, mis on selle töö lisandväärtus. Ja kindlasti on Eestis väga palju neid just nimelt väikese ja keskmise suurusega ettevõtted, kes täna selle sammu probleemis seisavad. Nende hullas ka tegelikult IT-kolledž. Ja vormistusnõuetele on töö vastav, viidatud on korralikult ja graafilisi materjale on kasutatud otstarbekalt. Et ilma pikemata, siis mina soovitaks juhendajana hinnata seda tööd hindega 5. Tänan. Lühike jutt on hea jutt. Kas keegi tahab veel võtta sõna? Kui ei, siis Rauno, ma pakun teile lõppsõna. Tänan kuulamast kõiki siin kohapeal viibijaid ja ka internetist, kas siis otse või siis salvestuse vaatajaid. Aitäh! Aitäh!